Alo, seekord jätsid medalid teistele meestele, et kuidas hindad võistlust, mis juhtus? Esimene matš läks plaanipäraselt, teine matš Hardoga ei läinud plaanipäraselt, et lasin need 3 korda ühte sama liigutustel läbi teha. Ja siis nagu sai viga õlg, mis tegelikult vigastada sain õlale juba 1,5 nädalat tagasi. Aga kuna see oli niisugune, ei olnud nagu konkreetselt puruks midagi, siis ma mõtlesin, et ma proovin osa võtta ikkagi Eesti meistrivõistlusest, aga peale Hardo matši ikka andis tugevalt tunda ja mõtlesin, et ei hakka riskima pronksi matši peal maadlemisega. Et 6 aja pärast tulevad tugevad turniirid, et nendel soovin osaleda. Sellepärast otsustasin loobuda. Kuidas te olete Hardoga, ütleme, treeningkaaslased tuttavad, kuidas trennis seisud on? Kas need samad nipid tulevad ka trennis läbi või mitte? Jah, Hardo, see nipp on teada, aga kaitse millegi pärast oli kehvem, et ma tean, et ta seda teeb, aga jah, kaitse on natuke läbi mõtleda. Eks jõu ja massi vahe mängis ka siin oma jagu rolli, et see oli üks asi, millega kindlasti ta on vist täna üle. Sa ei teinud oma tavapärases kaalus, et otsustasid teha raskemas? Jah, et kuna samamoodi need turniirid, tugevad turniiridel, kus nagu põhieesmärk hästi esineda, teen oma kaalus, siis Eesti meistrivõistlusteks see aasta otsustasin, et ei võta kaalu, et kuna sellega lihtsalt rikub seda vormi, praegult on pigem niisugune põhjaladumise või vormi tekitamise, mitte lõhkumise periood, et selleks, et olla vormis õigel ajal, siis otsustasin, et ei võta kaalu. Aga tänud ja edu järgnevatel turniiridel! Aitäh!